aga nüüd on siis tegelikult kell saanudki siin ilusti 1 ja natukene ka peale ja meil on siis hea meel alustada täna siis sellise ülevaatliku väikese webinariga värbamisprotsesside digitaliseerimisest. Ja meil on väga hea meel, et Masinatööstusliit on tulnud meile ka siis koostööd meiega tegema ja me saame siin ja andsid meile võimaluse, et siis ka Masinatööstusliidu liikmetele siin siis seda võimalust tutvustada. Ja mina olen Marit, mina olen Recruuri tegevjuht ja asutaja ja tänasel webinaril on mul suur rõõm koostööd teha ka Hansa Mechanicsi personalijuhi Marikaga, kes saab siis jagada teile praktilisi näiteid värbamistarkvara kasutusest ja see siis annabki teile võimaluse tutvuda ja siis avastada, et kuidas üks värbamistarkvara on organisatsiooni abistanud siis värbamiste läbiviimisel. Ja algatuseks ma natukene siis teen sissejuhatust sellest ka, et miks üldse värbamist digitaliseerida, miks see täna oluline on. Ja seejärel liigume siis juba meie külalise juurde ja lõpus siin siis enne kui me siis seda webinari täna lõpetame, teen ka väikese sihukese sissevaate päriselt Recruuri tarkvarasse, kus siis on näha, kuidas see värbamistarkvara võiks teid värbamistel siis tootmis- ja tööstusettevõtetes abistada. Aga nüüd siis et miks üldse nii-öelda värbamistarkvara kui sellist vaja on ja miks on vaja üldsegi digitaliseerida värbamise protsesse. Ehk täna tegelikult on siis me ettevõtted ja üldse see maastik on jõudnud tegelikult siis sinnamaani, kus digitaliseerimine on populaarne ja tegelikult digitaliseerimise järgi on reaalne vajadus, et see ei ole ainult see, et see on äge teha, vaid tegelikult seda me täna näeme, et kui on teatud protsessid digitaliseeritud, siis on ka sellel ka mõõdetav kasu olemas. Ja kui me nüüd räägime värbamisest, siis üks moment, vaatame, kas me siin, et värbamine on tegelikult selline kolmepoolne koostöö, et see on siis, sinna on kaasatud siis nii värbaja, kandidaat kui ka siis juht. Ja millist kasu siis tegelikult see siis erinevatele silmapaaridele toob, et kui me räägime näiteks kasu värbajatele, siis kui nüüd organisatsioonis on näiteks värbamisprotsess digitaliseeritud, see annab siis tegelikult, võimaldab siis sellise olukorra tekitada, kus siis värbamisega seotud tegevused saab teha kõik ühest keskkonnast. Ehk tegelikult värbajale, mida ta siis annab, on see, et ta võimaldab kogu värbamise läbi viia ühest keskkonnast. Et värbajate tegelikult töölaud ei pea tänapäeval olema enam nii hakitud ja värbaja ei pea olema ka tegelikult täna siis puhas andmete administreerija, vaid tegelikult ta saab oma seda aega kasutada väärtuslikumalt, luues nii-öelda kvaliteetsemat sisu. Ja seeläbi tegelikult ka siis meelitades, toetades teie organisatsiooni kandidaate. Ja tegelikult digitaliseerimised, värbamisprotsess digitaliseerimised, mida nad siis ajalises mõttes tähendavad või mida nad annavad, on siis see, et värbajate lõikes võib see kasu ajasäästult olla siis kuni 69% sellistest administreerivate ülesannete arvelt. Ja mida ta veel siis kindlasti värbaja töölauale annab, on see, et värbaja siis ütleme, et infohaldus reaalselt kiireneb organisatsioonis ja kogu protsess ta võib isegi kiirust juurde lisada kuni 2 korrani. Siit edasi, millist kasu tegelikult saavad siis värbavad juhid, kui on digitaliseeritud siis protsess organisatsioonis? Juhtidele tekib kindlasti selline positiivne moment, kus nad saavad reaalajas olla kaasatud värbamisprotsessi ja nad saavad tegelikult reaalajas ka siis ülevaated, et millised kandidaadid on näiteks siis
kandideerinud, millisesse staatusesse on nad juba siis selle meie värbamisprotsessi lõikes jõudnud ja samuti nad tegelikult saavad ka ülevaate sellest protsessist tervikuna ehk et mis siis tegelikult töötab, mis ei tööta, mis on ka tegelikult siis näiteks need põhjused, miks näiteks võib-olla siis osad kandidaadid ka näiteks teinekord ütlevad pakkumistest ära või näiteks, et kui on tulnud ka liiga vähe kandidaate kandideerinud, ehk et tegelikult on see läbipaistvus ja samuti ka tegelikult parem kommunikatsioon oma värbajatega, oma meeskonnaga. Ja lisaks sellele see võimaldab ka tegelikult juhtidel juba ka protsessi algusse poole kiiremini astuda oma kandidaatidega ka otsesuhtlusesse ja samuti ka siis neid kandidaate hinnata. Nii et siis jällegi kõik see tegevused, mida me siis kas siis värbavate juhtidena või siis värbajatena tegelikult selle kandidaadi saamiseks teeme, et need siis tegelikult on kõik toodud ühes keskkonnas ja siis erinevatel osapooltel, kes siis on selle protsessiga seotud, nendel kõikidel on üks sama siis arusaam asjast või tähendab vähemalt on siis vähemalt informatsioon reaalajas kättesaadav. Ja nüüd, kui mõelda korra selle peale, et mida siis tervikuna üks organisatsioon värbamise digitaliseerimisest võidab, on kindlasti see, et see värbamine, kui ta on siis nii-öelda nagu siis kokku pandud ühte keskkonda ja seal on inimestel, kes sellega tegelevad, on võimalikult vähe sellist hakitust ja informatsioon jookseb ühte kokku, siis see tähendab seda, et tervikuna organisatsioonile see organisatsioon säästab aega ja samuti ka raha, et me kõik saame tegelikult need tegevused, mida me siis selle tarkvara nii-öelda kasutamise ajal saame nii-öelda nagu säästa, me saame kõik need tegelikult arvutada ka rahasse. Ja ma arvan, et ja mida tavaliselt arvutatakse, kuidas seda tavaliselt arvutatakse, on siis see, et kindlasti erinevad nii-öelda kanalid, kus kuulutatakse kandidaatide, et neid kandidaate leida, siis samuti värbaja tööaeg, värbava juhi tööaeg, et tegelikult kõike sellist informatsiooni saab kokku võtta ja saab võtta siis rahasse, et kui palju üks nii-öelda digitaliseerimise protsess teile tegelikult võib siis tagasi tuua. Ja samuti, kuna täna on hästi aktuaalne teema ka isikuandmete kaitse ja nagu me kõik teame, et siis organisatsioonidele on pandud väga tugevad nõuded isikuandmete haldamise osas peale, siis kindlasti, mida üks värbamise digitaliseerimine saab ka tegelikult teie heaks ära teha, on see, et hoiab ära kindlasti tulevased vaidlused GDPR teemal ja samuti ka trahvid, et seda isikuandmete haldust saab kõike täna tarkvaraga nii-öelda nagu siis ilusti korralikult teha, mitte sellele liiga palju manuaalset tööd pannes, vaid tegelikult lastes sellel siis nendel lahendustel juba automatiseerida teie eest siis nii-öelda vastavalt siis seatud kriteeriumitele see töö ära. Ja kindlasti, kuna turg on konkurentsivõimel, selles mõttes, et konkurentsirikas ja häid kandidaate on ikkagi keeruline saada, et ütleme see, et meil võib olla küll jah, et täna olukord, kus ettevõtted koondavad ja osad ettevõtted koondavad, samas teised saavad võib-olla siis nagu midagi teatud hetkel nagu enda jaoks teatud kandidaate turult siis ära kasutada või võtta, aga fakt on see, et häid kandidaate, kes täpselt siis teie positsioonile ettevõttesse sobib, et tavaliselt ja samal ajahetkel, kui teil vaja on ikka nagu keeruline leida. Ja kuna siis organisatsioonid samm-sammult ikkagi liiguvad digitaliseerimise suunas ja väga paljud on juba selle sammu teinud, siis kindlasti kandidaadid, mida nad hindavad, on see, et kellel on see värbamisprotsess ka rohkem on lihtne, digitaliseeritud, mõnusam läbida, et see kõik jällegi tuleb nii-öelda nagu siis kasuks igale organisatsioonile. Ja kokkuvõtlikult, kuidas siis organisatsiooni kasu, mida siis sellest digitaliseerimisest ja sellisest andmete juba kas nii-öelda nagu kogumisest, siis värbamistarkvarade näol siis organisatsioon saab,
on kindlasti võimalust hinnata seda värbamise tulemuslikkust ja seeläbi teha ka niisuguseid paremaid otsuseid, et mida siis värbamiseks näiteks veel oleks vaja teha või kuidas üldse nii-öelda näiteks kas siis ettevõtte strateegia uute töötajate leidmisel peaks liikuma ja need on siis tegelikult faktipõhised otsused ikkagi, mis põhinevad statistilistel andmetel. Et see on nii-öelda nagu see pool, mida kindlasti värbamise digitaliseerimine nii-öelda laias laastus organisatsioonidele saab siis, kuidas nad saab organisatsioone aidata. Ja tegelikult nüüd on mul, ma siinkohal nii-öelda väga ja rohkem ei peatukski sellisel üldisel sissejuhatusel, et nüüd läheks juba niisuguse praktilise külje peale ja mul on väga siis hea meel sisse juhatada Marika, kes on siis Hansa Mechanicsi personalijuht ja hea meelega siis hakkame nüüd Marikaga siis vestlema sellel teemal, et kuidas värbamise digitaliseerimine on nende organisatsiooni abistanud ja saame kindlasti teile kõikide kuulajateni praegu ka tuua siis selliseid praktilisi näiteid. Nii et tere, Marika! Ma panen korra enda selle ekraani jagamise nüüd kinni ja saan ilusti anda sõna siitpoolt. Tere siis ka! Jaa. Tere siis ka minu poolt. Mul on väga hea meel, et ma saan tutvustada siis Hansat ja sellega seoses ka seda programmi Recruur, mida me siis Hansast nüüd kasutame. Nii, kohe vaatame, kuidas see jagamine toimub. Ma loodan, et te näete slaidi, mitte neid kõrvalridu seal. Jaa, kõik on ilusti nähta. Just, et ma kõigepealt libistan kiirelt mõnest slaidist üle, et te saaksite pildi siis, millise tootmisega on tegemist, et mis see Hansa või kes see Hansa üldse on ja miks meil tekkis vajadus programmi järele, et meil tekkis see vajadus programmi järele juba tegelikult 2022 aasta lõpus, sest me enam ei suutnud hallata seda infot, mis meile sisse tuli ja millega me siis askeldasime Excelites ja nii edasi. Aga alustame siis algusest, et slaidid on inglise keeles, ma räägin eesti keeles juurde, ma arvan, et me saame kenasti hakkama. Nii. Okei. Just. Et Hansa iseenesest ei oma toodet. Hansa on suurtootmisettevõte, kus on kaks, ütleme, et mitte kaks, siin Eestis Baltikumis on kaks nii-öelda kohta, kus meil on tehased, Narva ja Tartu, aga üleüldiselt me oleme rahvusvaheline ettevõte ja meie kontseptsioon on see, et all you need is one, ehk et jättes kõrvale sellise suure tarneahela, kus ühest kohast tellib siis klient endale mingid osad, teisest kohast teised osad, siis kui ta tuleb Hansasse ja esitab oma mõtted, ideed, kavandid, siis siinsamas Hansas see ideega teoks tehakse. Ehk et meie saame kõik ära lahendada ühe koha peal ja klient saab kõik asjad ühest kohast kätte. Me oleme seega nii-öelda looduse suhtes säästlikud ja innovatiivsed ka tehniliste lahenduste puhul. Nii, räägime siis sellest Hansa suurusest, et meil tõepoolest on päris mitmes riigis olemas siis tehased, Rootsis, kus on ka peakontor, Soomes, Saksamaal. Baltiks on pandud selle mõttega, et me kindlasti tahame laieneda, mitte ainult jääda Eestisse, on Kesk-Euroopa ja Hiina. Me oleme börsiettevõte ja meil on 2100 töötajat. Ja sellest 2100 töötajast siis ligi 800 on Balti klastris. Nii, on mõned tuntavad nimed, mida me alati näitame ka meie klientide hulgas ja võib-olla ka täna kuulajate jaoks on see, võib-olla keegi kuulajatest on meie klient. Nii et siin on ka välja toodud, kellega me tihedamini teeme koostööd, kes on suuremad kliendid, meil on ka väiksemaid kliente, et kõike siia nagu ei mahtunud. Meie teenused on siis jah, tõepoolest, et meil on regioonipõhised tehased, me pakume nõustamisteenust ja kui on vajadust ja näiteks kliendi idee vajab rohkem sellist lahendust või läbirääkimist, et ei tööta mingis osas, siis me suudame oma tehnoloogide abiga selle siis tööle panna ja pakume oma lahendusi välja. Nüüd põgusalt siis Hansa Balti klastrist.
et tehas Tartus, kus on siis kuskil üle 500 inimese ja siis tehas Narvas, kus on pisut vähem kui 300 inimest. Et Tartus on meil nii-öelda mehaanika osa, meil on Lehtmetall ja Kooste ja Hansa Narvas, siis me keskendume just selle raskele metallile, et väga erinevad valdkonnad. Nii, meie inimestest, ja kui me hakkame nüüd vaikselt liigenema sellele värbamisteemale just, on see, et Tartus siis 476 inimest, nendest mehi, naisi peaaegu pooleks. Nagu te näete, keskmine vanus on meil igal pool 40 ringis. Meie noorim töötaja Tartus on 21-aastane ja vanim 74-aastane. Siis Narvas on selline, et noorem 20, vanem 66 ja mehi on tunduvalt rohkem, sest et raskemetallis on hästi suur osakond on juba keevitamise all. Ja siis meil on selline shared service centrum veel Tartus lisaks, kus on kõigest 23 inimest, seal on siis personal, infomanagement ja raamatupidamine, kus siis ülekaalus naised, vanus jätkuvalt 45 ja vanema ja siis noorema töötaja suhe ka selline. Nüüd me oleme oma grupis, mitte ainult siis Balti klastris, jõudnud personaliga sellisesse staadiumisse, kus liigume üle, et ütleme siis mitte pelgalt nimemuutusele, et HR-is saab people and culture, vaid me tahame ka nagu öelda seda, et fookuses ongi töötaja heaolu on ettevõtetes väga oluline ka sellistel rasketel aegadel nagu praegu, eriti Eestis, eks ju, kus tööstus tõepoolest otsib võimalusi, et olla elus, leida variandid, kuidas seda taotleda ja nii edasi. Ja kindlasti on siin ka väga suur roll, ütleme siis sellel töövahenditel ja üheks töövahendiks või üheks siis selliseks tööriistaks just personali või siis tulevikus people and culture nii-öelda seltskonnas on ka seesama programmide kasutamine, et seda aega kokku võita. Ma väga nagu tänan, et Marit tõi just välja, kui palju see seda protsessi kiirendab ja see tõepoolest, ma võin kinnitada, on nii. Ja see teeb ka selle tööõhustiku mitte ainult personali poole pealt kergemaks, vaid see teeb selline personaliprogramm, teeb ka juhtide elu märksa kiiremaks ja kergemaks, sest et kõik asjad on ühes kohas, sa ei pea läbi lappama oma 50 kuni 100 emaili, mis sa päevas saadad, mida see värbaja sulle siis saatis. Ma natuke tutvustan ka oma meeskonda, kes siis on üle selle Narva ja Tartu, et mul on eraldi värbamisjuht Tartus ja samas on mul ka teine inimene Narvas, kes tegeleb nii värbamise kui koolitusega, mul on eraldi arenduskoolitusjuht. Mul on inimene, kes on peaspetsialist töö administreerimist ja lepingutega, ka büroojuht kuulub minu meeskonda ja ma jagan ühte inimest, ütleme siis tööandja brändingu puhul, jagan teda selliselt, et tema koolitab samal ajal ja õpetab välja tervet gruppi, sest et mul on hea meel, et me oleme väga mitmes valdkonnas siis oma klastris ka grupile eeskujuks ja teerajajaks ja seda ka siis tööandja brändingu osas. Aga nüüd jõuame selle nii-öelda sisu juurde, mis puudutab nüüd värbamist. Ütleme nii, et aastal 2023 me alustasime siis selle programmiga. Me alustasime järk-järgult, Tartu võttis selle kõigepealt kasutusele, siis tuli järgi Narva ja terve 2023 aasta jooksul tuli meil leida 173 positsioonile inimesi. Keskelt läbi ühele kohale kandideeris 35,5 inimest ja me saime täidetud siis 164 kohta. Ma alla panin ka sellised KPI-d, et me iseenesest suudame kiiresti leida teatud kohtadele siis inimesi, aga on mõned ametikohad, mida on väga keeruline täita. Ja kui te nüüd kujutate ette seda mahtu 35,5 inimest ühele ametikohale ja sul ei ole mingit programmi ja sa pead värbama selliselt, et sul on näiteks Tartus on, ütleme, pea 20 erinevat üksust, üksustel on omad meistrid, juhid. Võib juhtuda nii, et mõni inimene, kes on selle värbamisprotsessiga seotud, läheb puhkusele
samas on koht vaja täita, siis see värbaja vanasti pidi kogu selle informatsiooni uuesti kuskile kokku koguma, panema, saatma, edastama. Seal mängib rolli andmekaitse, et kuidas sa saadad, kuhu sa selle salvestad. Ja nüüd võtame kõrvale selle programmi, mis meie elu on tugevasti muutnud. Sa teed selle värbamisprogrammi lahti, logid sisse, kõik on turvaline, inimeste andmed on kaitstud ja sa näed kogu seda ajalugu, sest et värbaja saab sellesse programmi konkreetse ametikoha leidmise juurde liita iganes inimese, kes sellega siis saab olema seotud. Et kui keegi juhtidest läheb puhkusele, jääb haigeks ja tema asendaja tuleb, siis ta lihtsalt avab programmi ja loeb nende kandidaatide kohta, kes on juba läbi käinud kõiki neid kommentaare, intervjuu tulemusi, kõike, mis on seal olemas. Ehk et tal on pilt selge, keegi ei pea oma aega topelt kulutama ja kõike seda uuesti üle rääkima. Nii, ja juba tänase seisuga, kus me oleme ääretult, ütleme, ma ei saa öelda madalseisus, aga ütleme, põhimõtteliselt ei ole värbamine meil sellel aastal veel korralikult lahti läinud, me oleme kogu aeg ootel, et mitte teha valesid otsuseid, võttes inimesi tööle ja siis avastame, et okei, et nii palju ei olnudki vaja, seega me väga step by step astume. Ma tean, et kohe-kohe on need taotlused mulle laekumas, et me peame hakkama värbama rohkem, aga siiamaani on olnud vaikne siis värbamine, see-eest on tõusnud tugevalt kandideerijate maht, ehk et täna laekub meile ka läbi karjäärilehe ja niisama personalimeilile väga palju ka spontaanseid CV-sid ja jällegi selle programmi võlu seisneb selles, et sa võid ka selle CV lisada sinna juurde sellesse konkursile, kuigi ta ei kandideerinud nüüd läbi CV keskuse või CV online'i, ka need inimesed saavad sinna programmi ja kõik on ühes kohas jällegi. Et tõin ka välja, sest et tüdrukud Recruitis küsisid, et keda on kõige raskem leida. Ütlen ausalt, setup operaatorid ehk siis meie operaatorseadistajad on selline artikkel, mida on tõesti väga keeruline leida, sest et lihtsalt noori ei tule koolist peale ja kõik need, kes täna tööturul on aktiivsed, nende puhul käib lihtsalt kas üleostmine, mis iganes siis erinevate ettevõtete vahel. Samuti inseneeria pool on meil väga nõrgalt kaetud, et ma olen mitmel kohtumisel nii siis haridusministeeriumi inimestega kui kutsehariduse inimestega eraldi rääkinud ka sellest inseneeria poolest, et üha keerulisem on leida ka tehnoloogia ja tehniku ametikohale siis inimesi just tootmises. Keda me kõige rohkem otsime, et meil on hästi suur koostööosakond Tartus, et koostaja on üks selline töötaja, mida me kuulutame pidevalt, sest et mahud suurenevad ja teine asi on see, et ka inimesed liiguvad, et siia me oleme väga palju värvanud inimesi, kes näiteks on tulnud meile Ukrainast, et seda on kõige lihtsam selgeks õpetada inimestele ja kui see töö iseloom, selline kohati rutiinne, aga samas käeliselt osav sobib, siis nad jäävad edasi. Palju oleme otsinud ka ostjaid sellest, kui tekkis olukord turul, et materjal oli keeruline saada, siis ütleme sellised kompetentsed ostjad olid samuti väga nõutud seltskond, keda oodati ja operaatoreid, et nii nagu me programmides pöörame tähelepanu digitaliseerimisele, nii toimub ka meil pidev masinate investeerimine ja uute masinate kasutusele võtmise eeldab seda, et operaatorid peavad olema suutelised siis nendega toimetama, et kui me vahepeal naerame, et kontoris on ainult võimalik ütleme, kontoritöötajal on võimalik teha tööd kodukontori, siis tegelikkuses nende robotitega, kes meil täna on, võib ka operaator kodust juhtida. Nii, aga lähme järgmise slaidi juurde. Ja et kuidas siis see värbamisprotsess iseenesest välja näeb. Ma räägin seda, ütleme, siis Balti klastri põhjal, sellepärast, et erinevates klastrites on erinevad regulatsioonid ja ma ei hakka nendel pikemalt peatuma. Aga Tartus käib siis selliselt, et see vajadus personali järele tuleb konkreetsest tootmisüksusest ja see kinnitatakse ära tehase juhi poolt.
sest on olnud ka juhuseid, kus arvatakse, et kõik probleemid saab lahendada lihtsalt, et võtta ühe inimese asemel 5 inimest juurde, aga tihtipeale see nii ei ole. Ehk siis tehase juht hindab selle praktilisuse poole ära ja see avaldus jõuab personaliosakonda. Värbamisjuht paneb kuulutused ülesse, korraldab kõik asjad ära. Täna jällegi super hüperasi. Rekruuri puhul sa ei pea rohkem mitte midagi nagu väga tegema. Kõik asjad on juba seotud eelnevalt erinevate tööportaalidega, kuulutus läheb ülesse ja automaatselt kõik, kes kandideerivad, liiguvad lupsti meie programmi. Aeg-ajalt tuleb mõnda siis konkurssi boostida, tuleb teha sotsiaalmeedias reklaame, tuleb panna atraktiivseid kuulutusi välja, et mõnikord on lihtsalt selline madal periood, et kas inimesed on hõivatud näiteks millegi muuga, on ilusad ilmad ja keegi ei vaata töö poole ja tuleb tähelepanu tõmmata. Siis hakkab sobilike kandidaatide väljaselekteerimine, et kuna kandidaate tuleb palju ja meil on paika pandud siis kriteeriumid, siis esimene nii-öelda reha käib meie personalijuhi, käib meie värbamisjuhi poolt või teda asendava inimese poolt, ehk olgem ausad, mõnikord tuleb käised ise üles käärida ja sellega samuti tegeleda, kui on tegemist parasjagu mitme tugeva konkursiga, kus on vaja kiiret lahendust. Siis algavad intervjuud, vajadusel ka testid, et mingites kohtades meil on ikkagi vaja ka, et füüsiliselt inimene tuleb selleks testiks kohale ja näitab, et kas need kvalifikatsioonid või need sertifikaadid, mida ta tegelikult omab, on ka vettpidavad. Edasi oleme välja selekteerinud parema kandidaadi, siis me loomulikult teeme talle pakkumise ja anname tagasiside teistele. Sa ei pea tegema eraldi pöördumisi, ma ei tea, siis 120 laotöötaja kandidaadile, vaid läbi rekruuri on see võimalik automaatselt korraldada ühe hoobiga. Ja siis me värbame ja inimene tuleb ja sõlmib meiega lepingu. Nii et värbamisprotsess sai edukalt lõpule. Me oleme ka alati palunud teistel kandidaatidel, kes ei saanud seda kohta, kas me võime siis tema andmeid säilitada ja jällegi suurepärane, meil on need andmed olemas ühes kohas. Ei ole vaja jälle teha lahti Exceli faili selle nimetusega, et operaator või Exceli faili ja vaadata, et millal ta kandideeris, kuidas kõik need kommentaarid, testi tulemused, intervjuu tulemused erinevate inimeste poolt on kõik ühes kohas. Nii et ajalugu säilib seni, kuni see kandidaat on sellega päri. Mis ma siis nüüd sellest kasust välja toon, olulisemad asjad? Nagu ma olen mitu korda toonitanud, mulle meeldib, et asjad on ühes kohas ja kõikidel inimestel, kes on asjaga seotud, on sinna juurdepääs. Nad täpselt näevad, mida keegi on sinna märkinud, ajalugu on olemas, kõigil võimalik teha sellest omad järeldused kandidaadi osas siis. Siis see on nagu tõesti väga efektiivne selline programm. Ta muudab selle värbamise efektiivseks, sellepärast et ei ole enam, et kellelgi ei olnud aega või vaadata, see on ainult üks klikk, sa sisened, meil on ta seotud siis andmekaitsega selliselt, et juba ja turvalisusega, et oma töö emaili kontoga saame me sinna otseselt sisse ja see toimib suurepäraselt, et kõik, kes otsivad endale inimest, ei lase headel kandidaatidel oodata, vaid tegutsevad. Meil on võimalik võrrelda kandidaate, et kui keegi ütles, et kuule, aga siis vaata teisipäeval käis üks kandidaat, et mis tema nimi, nüüd on täna kõik kirjas, millal keegi kuskil käis, millised hinded talle pandi, mis asi oli temal tugev, mis asi oli nõrk, võrdlusvõimalus on olemas. Avaprogramm, see positsioon, mida sa valid ja loe. Ta aitab siis selekteerida välja, ütleme, need kandidaadid, kellel on vastavad oskused ja mis võib-olla, ma toon ka selle välja, et on ju väga palju inimesi, kes kandideerivad hoolimata sellest, et nende oskused ei vasta ja nad ei loe isegi teinekord selle kuulutuse sisu ja see aitab ka nende puhul teha väikse märke, et me teame, et tegemist on nii-öelda sarikandideerijaga. Et hoiab ka sellised asjad nii-öelda korras. Ja nüüd saavad siis juhid teha vastavalt nendele
märkustele, mis nad sinna ise kirjutavad, mida kolleegid kirjutavad, vastavaid otsuseid, et vot käis see inimene ja tema testi tulemus oli teistest parem ja ma valin just nimelt tema. Ta hoiab selle, ütleme siis selle protsessi, kogu selle värbamisprotsessi, mis ennem oli korralti selline laialivalguv ja nii edasi, ta hoiab kogu kontrolli peal. Ma toon ühe markantse näite, mida me kunagi tegime ja mis tundus täielik hullumeelsus, oli see, et me osalesime ühel Töötukassa poolt korraldatud värbamisüritusel, mis oli suures siis ERMi saalis ja see oli just vahetult, kui sõda oli alanud, see oli puupüsti inimesi täis, kes kõik panid oma CV-sid meile laua peale paberkandjal. Me üritasime neid andmeid siis pärast sisse töödelda, juba see sisestamine oli ja siis, kui läks lõpuks valikuks ja see valik algaski, meil oli tol hetkel ka väga kiiresti vaja koostöösse päris mitut inimest, 10 inimest ja kui me hakkasime siis, ma ei tea, nädal-kaks hiljem helistama, siis kes ei vastanud või kes oli juba töö leidnud ja nii edasi. Ehk et jällegi, nüüd on programm olemas, kui inimene soovib kandideerida, sa ulatad talle visiitkaardi, kus on peal karjäärileht, mis on ka seotud Recruuriga, sa ütled, meil on kuulutused väljas, inimene täidab oma või saadab oma CV läbi selle ja ongi kõik tema andmed sees. Ja kui ta ei võta telefoni ja ei vasta, siis me märgimegi selle kandidaadi taha, et temaga on lood nii ja me rohkem temaga ei tegele ka järgmistes protsessides, et ta on meie andmepangas ära märgistatud ja me muudame oma elu kergemaks. Siis rääkimata nüüd ka värbamiskuludest, kui palju inimesi oli kaasatud, mitu tundi värbaja pidi tegelema edasi-tagasi saates e-maile, võttes vastuseid, lugedes kokku, kas oldi rahul, ei oldud rahul, et need kulutused ka märgatavalt vähenesid ja kandidaadid ei pidanud nii kaua ootama. Nad said selle vastuse kiiresti. Ja lõppkokkuvõttes ongi parim värbamistulemus, mis me siis saame. Nüüd räägime siis programmi juurutamisest, et ma olen väga palju rääkinud, kui palju see kasu on andnud ja seda just vaatame siis HR-i poole pealt, et minu arust on see nagu väga vahva. Ja mis need siis meie jaoks olid need etapid? Meil läks päris palju auru selle peale, et kui me rääkisime koostöölepingust ja seda põhiliselt sellepärast, et Hansal on omad tingimused, mida tuleb jälgida, Recruuril olid omad tingimused ja siis me jõudsime nii-öelda win-win solutionini ja meil on olemas koostööleping, mis siis mõlemaid pooli rahuldab. Ma tahan nagu eraldi välja tuua just selle tehnilise valmisoleku ja abi. Et meil on mitmeid programme, mida personal kasutab, meil on mitmeid programme, mida kasutavad teised juba ERP-i programmid ja sellist abi ja sellist hoolivust kliendi suhtes teistel sellisel tasemel ei ole nagu Recruuril. Ja seda ma ei räägi mitte sellepärast, et keegi oleks mulle maksma, tõesti olen nagu südamest tänulik. Et mingisugused probleemid, mis meil tekivad, kui me näiteks vajame natuke abi või meil on mingi ettepanek, see võetakse õhinal vastu, aidatakse, hoitakse ja sa tõesti nagu tunned, et sa oled hoitud, sa oled klient. Nii et mina nagu väga tugevalt soovitab. Siis see koolitus, lihtne, selge, võimalik teha manuaal. Igale ühele, kes ei ole nii väga võib-olla digifänn või kes arvab, et kõik programmid on saatanast, hästi kerge omandada. Nüüd siis manageride kaasatus, sest et tihtipeale nende otsuste tegemisel varasemalt, kui programm ei olnud, räägiti, kes rääkis, mida rääkis, kuna rääkis ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd on see kaasatus, nad on seal sees, nende otsus on, nad on seal osalenud või nende asemel on keegi olnud, ehk nad tunnevad, et see kõik on ka kontrolli all nende poole pealt. Tuleb arvestada, et võib-olla läheb aega 3–6 kuud, et kõik võtavad selle omaks ja miks see siis nii on? Ma toon, kuna mul on nagu 2 regioonis need tehased, siis Tartus läks asi hästi libedalt, et siin nagu inimesed leidsid, et vahva, võtame kasutusele, proovime, kõik oli selge. Nüüd Narva puhul on natuke teine selline, ütleme, suhtumine uuendustesse ja asjadesse, et umbusuga pisut. Mine nüüd tea, ennem oli nii tore, saime saata üksteisele e-maile ja keegi neid ei lugenud ja värbamisjuhil oli kogu aeg kohustus öelda, et saame jälle kokku ja vaatame läbi ja siis me saime suhelda ja kas ikka on vaja.
Aga mis see veel annab nagu võimaluse, see programm annab võimaluse mul siseneda igasse värbamisprotsessi ja vaadata, kaugel see on ja kas keegi nagu viivitab selle värbamisprotsessiga. Seega istusin ma esimesed kuud ja vaatasin, kuidas meie värbamisprotsessid edenevad ja ma ei saanud siis aru, et miks siis Narva ei tahtnud sinna minna, et miks see, oi, ei tea, kas see ikka toimib. Ja kui me siis käisime nagu ütleme, minu värbamisjuht käis seal rääkimas, mina käisin rääkimas, mis see vajadus on. Täna ei tunne Narva enam nagu üldse, et miks me varem seda ei teinud, eks ju, et miks me nagu tükk aega blokkisime, et ikka jätkame vanamoodi. Sest ma palusin ka kõikidel värbajatel kõik CV-d, kes keegi paberkandjal toob või kuskilt mujalt tulevad, mitte läbi programmi, anda tagasi. Et need asjad käivad nüüd läbi kas CV-keskuse, kas läbi karjäärilähe, et need ei tule nii, et üritame seda Exceli tabelit tagasi saada ja nüüd toimib. Nii et see on nagu suhtumise küsimus. Nii, ma ka panin selle asja kirja, et mis siis edasi, kuna meil just praegu täna tehases käib Tartus suur digikaardi koostamine ja vaadatakse läbi erinevaid programme, siis mida ma väga loodan tulevikus, et erinevad HR-i süsteemid toimiksid sünkroonis. Et näiteks kui juba me oleme kandidaadi välja valinud, tema andmed liiguvad automaatselt edasi järgmisse programmi, mis administreerib juba siis tööle vormistamist, et ma ei hakka uuesti toksima sisse neid nimesid ja muid asju, et ta läheks hops üle ja jälle võidaksime aega. Siis ütleme, et mida me juba arutame Recruuriga edasi, sest see on täiesti võimalik. Meie ei ole lihtsalt võib-olla siis seda iseenda jaoks avastanud, et me tahame ka mõõta kandidaadi kogemust mitmes faktoris, et kas nende jaoks oli see huvitav, kas nendele see meeldis, sest ma profülaktika mõttes aeg-ajalt kandideerin ise mingites erinevates programmides, et vaadata, kuidas mingid süsteemid töötavad, et on mõned programmid, enne kui me ka Recruuri jõudsime, kus ma tundsin, et ausalt ma enam ei suuda, et nii palju küsimusi ja veel määra seda ja määra toda, et kandidaadid täna tahavad ka kiiret lähenemist. Siis, millest me oleme ka rääkinud, see on väga niisugune omapärane teema on, et kuigi me näiteks paneme küll peale sinna tingimused, peab olema tööluba Eestis töötamiseks ja muud taolised, me saame just läbi LinkedIni lõviosas inimesi, kes ei ole sobilikud sellele kohale, sellepärast neil ei ole esiteks töölubagi, nad asuvad kuskil mujal. Et äkki on võimalik kuidagi sättida programmis selliselt, et vastad seal mingile küsimusele ei või kuidagi nagu neid elimineerida, et nad nagu koormavad ka programmi. Ja onboarding, et täna me teeme onboarding ut põhimõtteliselt eraldi Excelis või et jälgime neid asju, et võimalik, et sellel Recruuril tuleb tulevikus juurde ka mingisugune näiteks onboardingu lisa, mille kaudu see kandidaat liigub edasi, et oleks ka väga tänuväärt, et sinna saavad ka kõik digitaalselt lisada, mitte et kuskil neid pabereid. Nii et minu ootused Recruurile tuleviku osas on jätkuvalt sellised temperamentsed ja siis suured ja tänane kogemus, tõesti ainult positiivset saan öelda ja julgustada ka teisi, kellel on suuremahulised värbamised seda programmi kasutama. Nii, kui on näiteks Suured küsimusi. tänud, Marika, et väga hea kogemuse jagamine ja nüüd küsimused julgelt, et kes chati praegult ei ole keegi kirjutanud, aga et äkki nii-öelda on küsimusi ka kuulajatel tekkinud. Mina võib-olla lihtsalt omalt poolt siin juurde siin onboardingu teemal, ütleme, et pigem nagu selles vaates, et näiteks kui oli tarkvara juurutamine, et ma küsiksin seda, et millised võib-olla, kuidas tundus, et millised olid need organisatsiooni, kas siis juhtide või siis värbajate poolsed sellised suurimad hirmud, et näiteks selle kasutusele võtmisel, uue programmi kasutusele võtmisel? Tartus hirme ei olnud. Pigem tervitati just nagu, et vau, et nüüd on midagi normaalset, digitaalset ja et kõik on ühes kohas. Ma kardan, Narvas jäi see selle taha, et inimesed, võib-olla see digioskus ja üldse see arvutioskus, et kui ma vajutan sinna nuppu, et issand, kuhu see nüüd salvestub või kas midagi jääb ja kui need hirmud said nagu maandatud, et sa said parandada, said korrigeerida, sa said vaadata ja mingit ajalugu sa ära ei kustutanud. Ja seda neid, ütleme siis neilseid manuaale sai neile jagatud ja räägitud ja proovitud ja ka demoversioonis said
said nad möllata. Et kui lõpuks see oli nagu tasemel, et Mhm. kõik oli kerge, siis hirmud kadusid. Ja, sest meil on varasemate programmidega olnud kogemusi, et mingisugune vale nupuvajutus või vale kuskile sisestamine toob kaasa selle, et kogu protsess läheb pea peale, selle parandamiseks läheb nädal aega, keegi ei taha olla see must oinas. Mhm. Aga teie programm oli väga sihuke kasutajasõbralik või on kasutajasõbralik, nüüd oli. Aitäh. Mhm. Ma võib-olla ja küsiksin ka veel nii-öelda omalt poolt võib-olla selle värbavate juhtide seisukohast, et kas on ka võib-olla mingisuguseid, ma ei oska öelda, nippe või kuidagi sellist, et näiteks, et kui teinekord võib-olla on siin mõnel kuulajal näiteks, et kes ongi võib-olla mõnda programmi näiteks juurutamas täna, et kuidas neid värbavaid juhte asjaga nii-öelda nagu kuidagi kaasa tõmmata või motiveerida, et jah, seda poolt. Noh, ütleme, et juht, kui ta kui ta jõuab selleni, et tal on inimest vaja, siis tavaliselt on see pöördumine selline, et seda oli vaja juba eile. Ja kui me nüüd askeldame selle Exceliga, sai nagu neile ära tõestatud, et selline edasi-tagasi meilide saatmine ja juht on ise hõivatud, et kas sa tahad veel saada, ma ei tea, 20 lisameili päevas, kus me saadame neid kandidaate, mis meie arvates on sobilikud, et samas sa saad kaasata oma meeskonnast mõne spetsialisti, kes võib sul abis olla hindamaks nende, ma ei tea, kompetentse, sertifikaate, vaateid, nii edasi, et nad võitsid aega. Ja aeg on see, mis täna on tootmises ja üldse, ma arvan, igal pool juhtimises väga selline kullaväärtusega. Ja nad võitsid aega, see on ühes protsessis ja kui ta läheb ise ära näiteks puhkusele või ta peab kuskile ära minema, saab ta paluda, et värbamisjuht lisaks sellesse protsessi kellegi teise, kes vaatab üle, mis on seni tehtud, et täiesti nende jaoks väga sobilik ja inimene leiti kiiremini, et meie värbamis KPI-d, mida me võrdlesime, muutusid ka, et ei olnud enam, et time to fill ja time to hire jäid kogu aeg punasesse, vaid me saime hakkama seal 30 päevaga ja inimene oli koha peale määratud ja tegi lepingu alla 60 päeva, nii et kõik sellised asjad olid ju faktilised tõestused nende jaoks. Nii, kas publiku seast on äkki mõni küsimus tekkinud? Nii, korra teeme vaikuse momendi, äkki keegi julgeb küsida, tahab küsida midagi. Ma omalt poolt siis, kui praegu küsimusi ei ole, ma küsin veel seda, et näiteks kui oli tegemist, ütleme niimoodi, et kui te olite kui te olite nii-öelda nagu jõudmas selle otsusele, et nüüd üldse värbamistarkvara või jah, et üldse värbamistarkvara nagu majja võtta, et kas see nõuab ka mingisuguseid sisemisi siukseid ettevalmistusi või kuidas selle poolega on, et mida näiteks veel võib-olla näiteks teised, kes täna on võib-olla mõtlemas, et kas üldse ja kuidas, et kas selle poole pealt oleks vaja midagi nagu eelnevalt läbi mõelda? Andmekaitsjad igas ettevõttes on olemas ju oma inimene, kes siis tegeleb selle andmekaitsega. Meil ka, tema siis hakkas suhtlema teiega, uuris, millised on need nii-öelda lepingutingimused, mis asjad on kõik tagatud, et sellega sest see võttis võib-olla selles protsessis ka ühe osa ajast, et kui tema andis oma kinnituse ära, et kõik andmed on kaitstud ja nii edasi, see Hansa turvalisus on nagu mega kõrge ja kõik need olid nii-öelda korda seatud, siis oli vaja lihtsalt need tehnilised lahendused läbi käia. Meil on ka selles mõttes olemas jällegi inimene, kes sai sealtpoolt, et kuidas siduda meie karjäärilehega, et need CV-keskused ja need tulevad, kui ma saan aru, teil on juba ammu koostöö olemas ja see on niisugune kiirem protsess, aga et see mingisugune tehniline asi tehti siis karjäärilehele ka juurde, et ka sidumine läks nii-öelda kiirelt. Et niisugused väikesed asjad, aga ma räägin, et veel korra, võrreldes kõikide teiste programmidega, mida me kasutame personaliosakonnas või üldse Hansas, siis see oli tõesti väga sujuv, kiire ja mugav. Mugav oli see kogemus, ma võiks nagu ütelda, jah. Ja kasutegur ju on olemas. Selge, aga igatahes aitäh, Marika, jagamast oma kogemuslugu. Ahah, üks küsimus, Kersti tõstis käe. Nii. Ja kas mul käis see natuke kuskilt kõrvust mööda, aga kui kaua võttis aega selle platvormi nii-öelda täielik juurutamine siis
Ja alustame siis sellest andmekaitse inimesest, kes tegi oma eeltöö ja selleni, kuni siis kõik nii-öelda personali inimesed olid selle endale selgeks saanud. Juurutus kuni siis lõpliku kasutuseni. Noh, ütleme niimoodi, et Tartus läks see ajaliselt, ma ütleks vast 3 kuud, et me hakkasime Tegelikult kasutama. kiiresti. Ja, aga Narvas siis tõepoolest läks pool aastat, et sinna ma pidin siis See ei ole ka väga hull tegelikult. noh, jah, see oli lihtsalt, ütleme siis inimeste sellise võib-olla siis nagu selline uuenduse, mitte kõige kiirema vastuvõtu tõttu. Ja siis mul on tegelikult veel üks küsimus, et te räägite, et teil on mitmeid erinevaid personaliprogramme, et kuidas osakond vastu võttis selle, et on veel üks lisaprogramm? Osakond tegelikult tegi ettepaneku, et me peaksime leidma midagi. Okay. Et just, ja siis me ei tormanud nagu kohe hooga, et võtame rekruuri, vaid et meil kõigepealt oli vaja välja selgitada, mida turul pakutakse. Samal ajal, kui me siis otsisime, mis pakutakse Eestis, tuli ka grupp juba lagedale, et neil on ka mingi programm ja siis me käisime kõik need programmid läbi, mängisime nende demodega ja ma küsisin, kuidas siis minu inimesed kõige paremini ennast tunnevad, mis nemad arvavad. Et ma ei surunud peale ka oma arvamust, vaid et lasin inimestel, kes iga päev tegelevad, mitte nagu mina, et aeg-ajalt värban ja aeg-ajalt kontrollin ja vaatan, et kuidas see programm töötab, lasin otsustada ja meile tõesti kõigile meeldis üheselt rekruur, et otsustasimegi, et lähme selle programmiga edasi. Tekkisid seal osadel küsimused, kõik, ma arvan, et see küsimuste küsimine algselt, kui me nagu otsustasime rekruuri kasuks, võib-olla oli ka päris pikk periood. Ma arvan, et me tüütasime Marit vist mingisugune kuu võib-olla igast erinevate asjadega, kellegi tekkis jälle küsimus, sest me olime just saanud võib-olla sellise mitte kõige parema kogemuse teise programmiga ja me olime natukene nagu hellad, et mitte midagi ei ole teha. Et alati ma soovitangi vaadata turul rahulikult ringi ja mõelda enda jaoks, mis on nagu kõige parem. Ja siis see võib, kui me olime oma kõikidele kahtlustele saanud vastused, mänginud demoga, mis on ka väga oluline, et see sul oleks nagu hea ja mugav, siis me otsustasime, nii, nüüd võtame. Kui palju teil on kasutuses praegu erinevaid personaliprogramme, platvorme, mida te igapäevaselt kasutate? Ütleme niimoodi, et meil on nagu oma sisemised, mis on Hansas, mingisugused e-learningu programmid, kus on siis need koolitusteemad üleval. Just. Ja siis meil on kasutusel suures siis mahus Dynamics 365, mis on siis lepingute administreerimine ja me oleme võtnud selle kasutusele ka selle koolituse ja oskuste jaoks ja see on, noh, ma ei hakka salgama, aga see on päris hullumaja. Ja nüüd ma nagu väga oleks kujutanud ette, et tulevikus kuidagi oleks ka rekruur seotud, sest et võib-olla jah, selle programmiga me veel Pilet ja Vatti näeme. Et see oli enne seda rekruuri ja see oli meid teinud väga hellaks. Ja siis on meil muidugi personaliosakonnas kasutusel veel monitor, nüüd oleme G5 peal, et kui inimene saab siis tootmisse sisse, kõik need asjad, et see digikaardistamine, mis meil täna toimub, ongi see, et üritatakse leida seda varianti, et see inimene, kes kannab mingeid andmeid, kannaks seda üks kord. Täna me teeme ju neid nagu eraldi ja see on nagu ka väga ressursimahukas. Ja, palun. Nii, kuidas on? Kas on veel küsimusi? Igatahes väga head küsimused, et jah, kiidan Kerlit. Nii. Tundub, et hetkel ei tule, aga siis suur aitäh, Marika, praktilise kogemuse jagamise eest ja liigume siis nüüd teeme sükse, ma jagan oma ekraani välja ja nüüd ma tutvustan siit seespoolt ka sükse lühitutvustusena Recruuri ja siis, et kui nüüd kellelgi mingid küsimused tekivad, siis te võite need julgelt panna sinna chati ja siis ma siin üritan et teen sükse 5-minutilise tutvustuse, et siis saame sealt pärast need vaadata üle veel. Nii, üks moment, kohe jagan siis ekraani. Nii, nüüd esimese asjana korra palun oma kolleegilt noogutust, et kas ekraan, okei, olemas, nii, et ekraan on jagatud. Nii.
Ühesõnaga, see Recruiter on siis selline jah, et ta on selline värbamistarkvara, mis siis koondab kõik värbamisega seotud andmed siis ühte kokku. On need siis kandideerimise andmed või on need siis ka teie siis need värbamise projektid, konkursid. Ja tegemist ongi siis sellise süsteemiga, mis on ka kättesaadav ka siin eesti keeles ja lisaks on tal siis ka veel tegelikult 14 keelt, millises keeltes te saate kasutada. On siis ka lisaks veel baltikumi keeled, läti, leedu, inglise ja veel vene keel võimalus. Ja tegemist on siis pilvepõhise süsteemiga ehk et igal pool, kus on internet olemas, saab ilusti kenasti toimetada. Ja siit nüüd edasi ongi see, et kui me nüüd vaatame näiteks konkursside haldamist, et see on ka nagu see koht, kus tegelikult tekib nii-öelda see ajaline võit organisatsioonile. Et näiteks mul võtsin praegu tegelikult eelnevalt siin Hansa kodulehelt ühe väikese näite siin konkursi näol, et painutuspingi seadistaja. Ja kui nüüd on niimoodi, et Recruiteris on konkurss siin loodud, avatud, siis on niimoodi, et me saame seda siis oma kõikidele värbavatele juhtidele ilusti kenasti siit ligipääse jagada. Samuti meil on siis siit võimalik luua kõik töökuulutused ja kandideerimisvormid, et me ei pea enam värbajatena näiteks neid töökuulutusi minema panema üles siis kas siis eraldi sealt CV-keskuses portaalist või siis ka siis CV online'ist või näiteks, et kui me soovime ka sotsiaalmeediasse jagada, et see kõik tegelikult käib siis otse siit Recruiteri süsteemist. Ja nüüd siin näiteks ühe näitena, jah, nagu ma ütlesin, ma võtsin siit Hansa kuulutuse ette, et see on siis näiteks üks selline näide, mida näeb siis näiteks kandidaat. Et ta näebki siis kuulutust, ta saab selle läbi vaadata ja ta saab siis selle peale kandideerida. Et siin siis ise saab nii-öelda kõiki neid vorme siin modifitseerida ja vaadata, et mida te oma kandidaatidelt küsite ja kui palju te küsite. Ja nüüd on see, et kui kandidaadid teil kandideerivad, siis nad tulevadki automaatselt siia süsteemi sisse, et jällegi te ei pea nii-öelda nagu enam minema selles mõttes oma e-mailidesse neid kandidaate uuristama või siis ka näiteks erinevatel platvormidel, kus te kuulutate, vaid tegelikult, et kuna juba Recruiteril on otse integratsioonid olemas, see tähendab seda, et kõik andmed tulevad siia ühte kokku. Ja saabki hakata neid kandidaate siis läbi vaatama, läbi käima, vaadata, millises staatuses ta näiteks hetkel juba on meie poolt märgitud või meie kolleegi poolt märgitud ja siis samuti saame siit juba hakata ka juba täpsemalt näiteks vaatama, et mida see kandidaat meile siis põhjalikumalt on saatnud. Ja siit me siis näeme ka, et millised on juba meie poolt tehtud sammud või meie kolleegi poolt tehtud sammud. Ja mis näiteks on veel selline, mida näiteks, kuidas ka näiteks seda atraktiivsemaks oma näiteks kandidaatidele veel teha sellist kandideerimisprotsessi, on siis see, et kui kandidaat saab siit, näiteks seal on võimalik oma kandidaadiga välja jagada ka sellist eraldi sükest temapõhist URL-i ja siit siis, mida see kandidaat näeb, ta näeb seda, et millisele positsioonile ta näiteks on kandideerinud, kes on tema kontaktisik ja samuti, et mis on näiteks see praegune kandideerimise seis. Ja kui on näiteks tegemist nii-öelda konkurssidega, mis nõuavad ka selliseid rohkem dokumente, võib-olla mõndasid masinalubasid esitamist ja selliseid asju või tõendeid, siis seda saab kandidaat kõik mugavasti teha tegelikult läbi selle süsteemi. Ta ei pea teile saatma ka enam neid otse meili peale, vaid siis nad juba konkreetselt tuleb see informatsioon, korra nihutan siit seda riba, tuleb siis, tuleb siis juba konkreetselt siia Recruiteri selle konkreetse kandidaadi alla. Ja teie kui siis kas siis värbav juht või siis värbaja, teie saate juba selle kohta siis lihtsalt teavitused, et ei pea nii-öelda siin lisa vaeva nägema. Ja siin edasi on siis see, et siin saabki siis kõiki need kandidaati hallata ja samuti ka hinnata, panna näiteks skaalal 1–10 hinnanguid ja samuti saavad ka teie juhid hinnata ja siis on võimalik selle hindamisskaala järgi ka välja sorteerida, kuidas kas siis kasvavas järjekorras või kahanemas. Samuti on siin erinevad filtreerimised võimalused siin siis konkursi all ja samuti teil on võimalus siis siit jällegi, et kui teil on palju kandidaati, kellega te peate siin suhtlema ja kellele näiteks ka kirjakesi saatma, siis seda on võimalik kõike siit juba teha, valides nii-öelda erinevaid näiteks template'e ja samuti ka siit siis ise saate seadistada, kas see läheb välja see kohe, kiri näiteks kohe või siis ütleme võib-olla homme või 3 päeva pärast ja te saate neid sisusid ka siit erinevalt
luua. Et ühesõnaga, et kõik need erinevad kandidaadid saavad siis kiiresti teilt siis tagasisidet ja siis need vastused. Ja nüüd, kuidas siis on see, et kui näiteks ja mida siis veel, on võimalik alati siit kokku leppida ka siis uusi kohtumisi ja saata ka näiteks oma siis juhtidele ka siit näiteks ülesandeid, et palun hinda neid kandidaate, palun vaata näiteks selle konkursi all olevaid kandidaate või konkreetset kandidaati. Et jällegi see läheb siis kõik automaatselt teie kalendritesse, et ei pea nii-öelda nagu topelttööd tegema. Ja nüüd, kui siin järgmine kord teil on sarnane konkurss, siis tegelikult ei pea enam nii-öelda tulema siit hakkama kõiki nullist selle konkursi kohta siin kõiki kirjutama, tegema, vaid tulete, võtate juba selle olemasoleva konkursi, teete sellest duplikaadi ja ta juba läheb nii-öelda erinevatesse kanalitesse teil siis välja, mis te olete valinud, kuhu läheb. Et jällegi ajaline kokkuhoid. Siis talendibaas. Siit on võimalik ka siis oma nii-öelda tegelikult neid häid kandidaate hoida, kasvatada, et kõiki sükest oma talendibaasi. Ja siit siis te saategi ka siit välja filtreerida kandidaadid, kes ongi teie talendibaasis, keda te olete ise arvanud oma talendibaasi, siis siit juba samamoodi kitsendada seda valikut, ehk siis lisada näiteks märksõnu positsiooni järgi, kuidas te soovite oma kandidaate otsida oma talendibaasist. Ja siit siis, kui te olete need leidnud, te saate juba nendega siis järgmised tegevused teha. Ehk et kas siis saata neile e-maile, juba lisada need otse konkursile või ka tegelikult küsida näiteks nõusolekuid. Et see pool on kõik Recruitis toetatud. Ja üks pool, kuidas ta näiteks veel teile aitab kokku aega kokku hoida, on kindlasti see, et meil on ka toetatud siis siin kandidaatide automaatne kustutamine, ehk et te saate ise organisatsioonina nii-öelda oma siis andmekaitse spetsialistiga näiteks läbi rääkida, et kui kaua teie oma kandidaatide andmeid hoiate, kuidas teie nii-öelda nagu need reeglistik on ja siit siis need ajad kõik määratleda ja näiteks siis tulevikus on see, et ei pea enam siin manuaalselt neid kandidaate haldama, te saate ilusti, see süsteem tegelikult toimetab juba teie eest ja te hoiate selle arvelt oma aega kokku, et siis täpselt järgida, millal, mis ajal teil näiteks mingi kandidaadi nõusolekud on süsteemist näiteks läbi saanud. Ja loomulikult te saate alati siit süsteemist ka juurde võtta need ka tekitada erinevaid nõusolekuvorme ja neid siis siit juba endale juurde võtta. Ja võib-olla oluline, mis siit on veel ära märkida, on see, et Recruit võimaldab ka luua erinevaid karjäärilehti, erinevaid siis selliseid maandumislehti, et need on hästi lihtsad luua, et ei vaja mingit kodeerimisoskust, saab iga värbaja, iga HR-inimene saab neid ise luua, lihtsalt lisades informatsiooni, mida siin on küsitud ja samamoodi ka siis siit, et need konkursid, mis te olete siin juba avatud, need saab kõik välja peegeldada siin lehtedel. Ja kindlasti ka kokkuvõtlikul statistika, et kõik on võimalik siit süsteemist siis järgida sellist progressi, trackida, kuidas näiteks kandidaat teieni on jõudnud, kui kaua mingis faasis ta on tegelikult siis, olete näiteks selle kandidaadiga tegelenud, mis on nii-öelda, kui kaua on üldse sellele konkursi kestvuspäevades, et siukseid asju annab kõiki siit süsteemist tegelikult järgida ja vastavalt sellele siis teha ka nii-öelda parimaid otsuseid. Et ma lihtsalt käisin praegu selle kiiresti üle, kuna me oleme siin 2 minutit on meil siin lõpuni aega, aga ma ütlen, et kõigil, kellel on huvi tutvuda Recruiti süsteemiga põhjalikumalt, olete oodatud meiega ühendust võtma ja saab selles mõttes oma küsimustele vastused. Ja ma korra vaatan seda, et meil on tulnud ka kindlasti siia chati vist ka üks küsimus, et vaatan, et siin on küsimus jah, et kas ja kuidas AI on värbamisprogrammis abiks. Et jah, et AI on abiks kindlasti meil siis nagu nii-öelda otsingu poole pealt oma talendipanga haldamisel, et kuidas nii-öelda neid kandidaate siis sealt nii-öelda paremalt ja detailsemalt kätte saada, et see on näiteks üks selline pool. Ja ütleme, et siin, kui on nii-öelda nagu soovi erinevaid võib-olla AI baasil olevaid nii-öelda vidinaid juurde integreerida, siis iseenesest siukene võimekus on olemas ja selliselt on võimalik siis neid asju vaadata. Nii, kas on veel küsimusi? Küsin veel selle poole, et ei taha kellegi aega nii-öelda kokkulepitust kauem kinni hoida, et ühesõnaga
Küsitud, kuidas on hind ja hinnastus on siis Recruuri puhul selline, et me hinnastame praegult on niimoodi, et me hinnastame siis värbajate arvupõhiselt ehk siis AR töötajate arvupõhiselt ja hind on siis selline, et kas saab tasuda siis igakuiselt või siis aastapõhiselt ja see jääb sinna alates 105 eurot kuus on siis see miinimumpakett, et selliselt. Nii, vaatan, kas tuleb veel või on. Tundub, et hetkel küsimusi vist, kõik küsimused on saanud vastused, kell on saanud 2 ja ma väga tänan kõiki, kes osalesid, eriti tänan Maritat, kes oli valmis oma lugu jagama ja kindlasti, kellel on huvi, palun andke märku, et oleme hea meelega tutvustame teile programmi täpsemalt. Ilusat päeva jätku! Aitäh, head aega!